Head televaatajad, tere tulemast vaatama saadet Teler TV. Täna näete Bastioni ja Teler TV poolt korraldatud disainikonkursi teist saadet, mis lõpeb eriti põnevalt. Nimelt peab 1 10 finalistist seekord saate lõpus lahkuma. Teler TV ja Bastioni poolt korraldatud disainerikonkursile laekus pea 150 sooviavaldust. Sellest suurest hulgast moehuvilistest valis žürii välja 30 kandidaati, kes kutsuti saate castingule, et selgitada välja, kes on neist need 10 finalisti, kes järgmistes Teler TV saadetes hakkavad omavahel mõõtu võtma. Kõik finalistid peavad saatesse täitma erinevaid moe ja loominguga seotud ülesandeid. Nende tulemusi hindab karm ja professionaalne žürii. Vastavalt žürii hinnangule peavad kandidaadid järk-järgult saatest lahkuma, kuni selgub võitja. Võitja auhinnaks on Bastioni laojääkide ümberdisainimine, mille müügist saadud kasumi saab ta täielikult endale. Eelmises saates pidid disainerikonkursi finalistid valima välja ühe riideeseme, mille nad tänaseks saateks pidid oma maitse järgi ümber disainima. Enne veel, kui vaatame, kuidas meie kandidaadid kodus ülesandega hakkama said, uurime nende võimekust stilistidena. Ma annan teile nüüd teie tänase esimese ülesande. Loosi tahtel olete teie esimene grupp. Ja teie praegu nüüd minge palun välja. 15 minutit on teil aega. Ja te peate valima 2 komplekti ja aksessuaari laua pealt aksessuaare. Teie saate igaüks valida ühe asja, et ühesuguseid asju te valida ei saa, eks ju. Ja eesmärk küsimus sellel on see, mõelge Teler TV peale, meil on 2 väga kaunist saatejuhti ja pange nad riidesse, kuidas teie arvate, et Teler TV 2 saatejuhti võiksid välja näha, milline võiks olla mis see stiil. Ja arvestatakse saate nii-öelda vaatajaid, see on niisugune nooremapoolsem, eks ju. Siis stiilitaju ja kuidas te panete neile 2 riided selga arvestades nende kehakuju välimust ja võib-olla natukene nende iseloomu, eks te olete neid võib-olla juba tundma ka õppinud. Kes millist riiet saatejuhtide seljas näeb ja mida see valik nende maitseelistustest nii meile kui ka žüriile räägib? Ma mõtlen, kas ta valib seda mulle või sulle praegu ja siis... Mina näen ühte roosat värvi, mis mulle väga sobib. Seda ma arvan, et see on sulle. Ma arvan, et see kollane on sealt sulle. Roosa on jah sinu värv nagu. Ja see on väga huvitav. Kuidas need asjad selge lähevad? Mina just ennem panin niisugust asja tähele, et sa ise kannad väga palju lillat ja kollast ja sinu komplektid on ka lillad ja kollased. Kusjuures jah, tegelikult ma üldse ei mõelnud selle, aga järelikult siis praegu on mul selle tänane päev on mul lilla ja kollase tuju äkki. See on see põhjus. Kui sa riided valid, kas sa valid ka selle järgi, mis sul endal meeldib? Kui sa vaatad teist inimest, sa pead teda riidest panema, sa valid ikkagi selle järgi, mis sul endale meeldib. Mõnes mõttes küll, jah. Et võib-olla on mingid teatud asjad, mida ma pean vaatama, et kas silma värv läheb kokku selle värviga, mis mul endale muidugi meeldib. Aga üldiselt küll ikka selle järgi, mis mulle ikka endale südame lähedaks mõeldib. Mille järgi sina valisid meile need riided? Tunde järgi. Kas, kui sa riided valid ja vaatad teist inimest, kas sa siis arvestad ka ikkagi seda, mis sul endale väga meeldib? No eelkõige peaks siiski vaatama inimese järgi ja siis sinna lisama enda eelistusi. Ja ma vaatasin Heti valimuse järgi, ta on sellise... Väga maalähedane. Väga maalähedane selline, kuidas mõtle, sooja auraga inimene, et võiks midagi sellist puidust ja maalähedast ja otse metsast. Ja siis ma mõtlesin võtta midagi sarnast, aga vastanduvat. Kasutada metalli ja sellist ilusat musta ja siis puhast valget väikeste triipudega. Ja samas te olete ühtses värvikammas ja sobite kokku, aga ometi võtsin arvesse teie erinevusi ja siis üritasin neist kokku panna midagi vastanduvat, et samas harmoneerima. Mida aga arvab valikus žürii, kuhu täna kuuluvad Bastioni turundusjuht ja stilist Triin Randlo, Bastioni pikaaegne modell Kristiina Heinmets ja moelooja Kirill Safanov? No tumedat on alati nagu lihtsamaks kombineerida. Ja ta on head lihtsalt vastupanu teed läinud, eks ju. Jätame selle praegu siia. Selle võtame ära. Nii. See on ka hea, mulle meeldib see roosa ja see sinine. Kas me võtame ta praegu siit pealt? Tead, vaatame, võrdleme teistele. Paneme ta kokku siia. Mulle need värvid meeldivad. Ossa, lehmaketid lendavad. Anna selle kaela.
ära tee. sa aegad sassi. Kõik on klassi. Tead, see on suhke nagu. Sellega võtame ära, selle võtame ära. Siin ei ole kohe mitte midagi. Näed sa. See, minul on kindlasti. ma olin ka selle arvamus. On või? See on nagu... Et ta on klassika, ta on pastelilik, ta on klassika, värvide sobivad, triibud, ruudud ja punane on see, mis on 2 komplekti ühendama pandud. Ja selle paneme nüüd hetile ja Siljale selga. Paneme selga ja see on see komplekt, mis läheb meil kindlasti edasi, selle autor. Jah. Suurepärane. Mulle ikka meeldivad erksad värvid. Aga nii palju on mustvalget, on ikka palju. No mis teha, see on moevärvid. Nii, minul on kahe asja vahel. Sulle meeldib see? Mulle meeldib see üks. Selline kleit, mis on ümber keha, hästi naiselik. Ma olen praegu mõjutatud ja kallutatud. Sul oli see. No kui teeb mulle see jakk meeldib küll. See on kiht ja saab kokku ka vaata. Jaa, no mulle meeldib, aga me teeme siis nii. Võtame siis Kristi kompromiss. Oot, see on lahe, me näeme nagu siuksed nagu... Ja see sobib telerisse. Ikkagi nagu noortepärane, vaata. Hästi noortepärane. Jah. Okei. See on teie lemmik, jah? See on meie valik, jah. Mõtlesime, et nooruslik ja toonid on kihvtid. kollane ja türkiis sinine sobib kokku. Trendikad, või? Meil on hoopis teine. Meil oli palju klassikalisem. Meil on hästi klassikaline. Me oleme liiga konservatiivsed. Jaa, täpselt. Vaatame, näitame, mis me võtsime. Meile ka väga meeldisid need komplektid. Jah, see oli meil teine valik. See meile ka Sest väga meeldis. tegelikult see on kõige nagu õige variant, mis on kokku pannud. Ausalt öeldes kõik värvid on nagu nii õiged ja aksessuaarid on kõik koos nagu pannud. Me olimegi kahe vahel. Mina olin ka, mul oli kas siis see komplekt või siis see. Aga ma ei saa aru, millega te... Jaa. Mida me mõtlesime? Kõige rohkem küsimus mul on selle kohta. Meile väga meeldivad. Vaata, kui See oli lihtne ju. Ja see läheb siia alla, aga ma panen nööbid kinni, nii et seda ei ole näha. Kelle omad need siin on? Tulge siia. Happy teil ka on või? Ei. Ühesõnaga, ütle, milline oli meie lemmik siit ja põhjenda ära. See valge punase aksuaaridega on meie lemmik, sest see on nagu bastioni stiil ja see on klassika, mis nagu elab ja ma arvan, arendab edasi. Meie valisime midagi lihtsat. See on nende lemmik. Meie lemmik oli see. Meil tehti väga maha. Nad on täitsa segaduses, miks me siuksed asjad valisime, aga meie arust see on särtsakas, tore, värvid ja... Läheb kokku Teler TV-ga kindlasti. Siuke nagu nooruslikud ja kihvtid toonid. Aga teate, mis teist nüüd saab või? Teie olete need, kes on kindlasti edasi pääsenud ja te pääsete välja hääletamisest. Kuigi edasi te peate ikka presenteerima meile oma riideid, aga te kaks kindlasti täna välja ei lange. Aga nüüd järgmised, kõik, kes te olete, me hakkame nüüd hindama teie ümbertuunitud seda ühte eset, mis te eelmine nädal saite. Ja ükshaaval ja nimekirja järgi kohe ma selle otsin ülesse ja hakkan kutsuma inimesi, kes tulevad žürii ette, eks ju?